No nii, sõbrad, tuli üks hea pakkumine Santa Fe 2007 aasta auto pidi olema nüanssidega, olen vaatan 2007 aasta diiselautomaat ja hinnaks tahab saada 1500. No, vaatame, kas sellest autost saab asja ja kas on mõtet. No nii, exemplar on minu ees, omanik ei tahtnud, et teda filmitakse aga lubas autot filmida, kui ma varjan ära autonumbrid. Nii et sõbrad, siin see auto ongi. Nii, vaatan, teeme mingi esmase vaatluse ära. Tegelikult ma olen esmase teinud ja kohe on näha, siin on rooste, väike täpp siin. Üldine mulje on muidugi hea. Nii, vaatame siin pool ka sama asi. Siin on roostes. Ja siin on mingi kerge rooste. Nii, väike mõlk. No, visuaalselt tuled on natuke väsinud, neid võib ära poleerida. Mis on hea, on lisaudu tuled, neid võiks ka ära poleerida. 4 vedu. Huvitav reis, kui see siin madanud küljakarbid on olemas. Ahaa, võtta. Üks hetk. Midagi kuku. Ma arvan, et auto tuleks viia tõstuki peale. No, vaatame. Kere poolest on nagu okei. Ei tea, kas see laik on tema oma või see on millestki muust. Ma arvan, tõstuki peal saab kõike rohkem. Kõige paremini näha. Nii. Vaatame salongi ka. Nii. Salongi. No jah, ilmselgelt keegi pole seda autot puhastanud. 4 akent tõstukit. Kütuse puhak iste on natukene kulunud. Aga elektrist reguleeritavad istmed ja töötavad. See on äge. Selg ka töötab. Ei tea, midagi see nupp teeb. Kes oskab öelda, mida see nupp teeb, siis andke teada. Jalapidur. Huvitav, kas see on ameeriklane või midagi taolist. Pole sellistega kokku puutunud. Automaatkast, kliima, raadio muidugi. No, väliselt on päris hea. Prillide hoidik, ühed prillid. Teised, see on päris hea. Nii, vaatame, läbisõit on 316. Vaatame, mis ta siin siis teeb. No kurat, tööle läks poolest pöördest. Töö kohta pole midagi öelda. Vaatame ahju ära. Raisk, külma tuleb, päris korralikku külma tuleb. Siit ka puhub. Vaatame sooja poole pealt. Nii, aga miks te mulle... Nii, asendi ära muutma. Vaat, nüüd. Ja, tuleb kuumari. Nii, mis siin on? Mis meil põleb? Check engine põleb. Break on praegu peal, et ära ei kadunud. Võib-olla sõidu ajal kaob ära. Raske öelda. No tšaa, proovime käiku ka panna. Pidur on pehme reisk. Äkki see loik või see loik ongi seal sellest, et piduri vedelik voolab välja.
No käigukasti kohta pole suurt midagi halba öelda, päris hea on. Muidugi peaks veel tegelikult test drive'i ka tegema, sõitma sellega. Aga eks ma teen seda test drive'i siis, kui ma lähen viin ta sinna tõstuki peale. Nii, aknad. Töötab. Teine töötab. Kolmas töötab. Neljas töötab. Vaatame, mis need heitgaasid meil teevad. Vaatame, proovime korraks. Paneme gaasi ka natukene. Kas midagi on näha? Päris hea. Päris hea. Mitte midagi näinud. Ei loobi välja ka mitte midagi. Kerge diislilõhk tuli. No ja pagasnik. Jah. Näha, et autot on kasutatud. Täitsa okei. Hetkeseisuga on okei. Kärukonks ka. Nii et mis ma ikka oskan öelda. See kiire vaatamise peale on päris hea. Ma arvan, et lähme teeme väikse sõidu ja lähme viime ta tõstatud. Tere tulemast siis mu töökotta. Lähme vaatame sõbrad üle, millega meil siis siin tegu on. Mida te ostate odava raha eest? Esmalt kohe, mis mulle silma jääb, on pidurivedelik. Nagu te näete, see pritsib ja isegi on raske aru saada, kus kohas täpselt see leke on. Ma arvan, et spetsialistid leiaksid üles, aga siin on kõik. Kõik on märg. Kui võrrelda teise poolega, mis on täiesti kuiv, siis on selge, et meil siin on leke. No, see on ilmselge. Nii, kui me liigume edasi, siis edasi on suht kõik korras ilus, näeb päris kena välja. Mingid lekkeid suuri pole. Imelik on ka see, et isegi mootoris otseselt praegu mingid leket seal on, õrnalt mingi leke, aga ega muud siin nagu näha ei ole, ülejäänud on kõik kuiv. Aga mis on selle auto probleem, siis lubage ma näitan teile. Rooste. Ja ma ei julge seda ära võtta, sest ma kardan, et kõik jupid kukuvad välja. Võib-olla teemegi talle teine, et võtame need kõik ära siit reisk, et täitsa pekkis reisk. Kardan, et isegi metalliga ei ole sellel väärtust. Ja kahjuks ei ole ainult siinpool probleem, vaid ka tegelikult sama probleem on meil ka siin. Kõik on siin ära mädanud. Ma ei kujuta ette reisk, kui see auto saab maha müüdud, et kuidas nad seda peidavad või kuidas nad sellega tegutsevad, et saaks selle maha müüdud. Kogu küljekarp, näete, see kõik on, see on lihtsalt, näete, metall võib siit välja võtta lihtsalt. Nii jah, päris jube. Aga kahjuks selline auto jõuab turule ja ju leidub ju inimene, kes selle ära ostab. Mina ütlen teile otse, mina seda tavainimesele ei müü, kui ainult nendele kokkuostjatele, et las jääb see nende nii-öelda vastutusele, südametunnistusele, mina seda tavainimesele müüma ei hakka. Aga tõenäoliselt siin on võimalik need karbid korda teha ja siis kõrrat küll, kuhu ei pane näppu külge reisk. Kõik pudiseb. Taga tõste kohta ei ole enam. Kuidagi nii.
Jah, sõbrad, nagu te ise kõike nägite, vot sellised odavad autod jõuavad Eesti turule ja see ongi odav segment, ärge lootke mitte midagi sealt head saada. Aga sõbrad, ütleks niimoodi, et check engine, see välja uurida, milles probleem on, siis tegelikult pidurid ei ole nii suur probleem, et see lekke kõrvaldada. Aga suurim probleem selle autol on kere ehk siis küljekarbid ja tiib. Tiiva saaks veel kuidagi ülevaatuse jaoks kinni lappida, aga küljekarbid tuleks ikkagi ära keevitada. Hinna poolest ma ei oska seda öelda, mis maksma läheb, aga sõbrad, kõige tähtsam selle autol on hind. 1500 ja auto on teie oma. Arvestades, et turg on 4 neil, aasta on 2007, automaat, kõik tehnikat töötab. Nii et ma arvan, et see hind on päris magus. Nii et kui mul õnnestub seda müüa ja selle pealt midagi teenida, siis hetkeseisuga te näete ka tulemust või siis te ei näe selle kui lõpeb video. Juhul kui see lõpeb nüüd, siis sõbrad, ma tänan, et olite minuga. Ma tean, et need videod teile meeldivad. Ja järgmise kohtumisena kuni uue autoni. 5 minutes later. Where my money at? Where my money at? Härrased, Santa Fe on müüdud. Ja ei tea, kas me tegime pea, kas ma panin vale hinna või ma ei tea, milles asi on, aga Santa Fe sai müüdud põhimõtteliselt 2 minutiga. Nii kui üles panin auto, siis minuti pärast oli ta juba bronitud, rahad ette saadetud ja helistati 2 minuti pärast, et inimene kohe jõuab auto juurde ka ja ostab ära. Ma ei tea, võib-olla iksisin hinnas natukene, aga panin ta naglalt, arvestades tema vigu. Panin ta 2,5-ga üles, et saaks kaubelda minuga natukene. Jah, tulemuseks siis 2000 eurot. Pole paha. Ostsime 1,5-ga, müüsin 2-ga 500 eurot lihtsalt 2 minutiga. Nii et ma arvan, et seda tehingut võib lugeda edukaks. Jah, sõbrad, mina olen teel, aga juba järgmise auto järgi, millise autoga tegemist, seda te näete juba järgmises videos. See on päris huvitav relv, huvitav auto. Aga jah, mis sellest autost saab, ma ei tea. Nii et sõbrad, ma tänan, et olite minuga praegu, vaatasite seda videot ja järgmise kohtumise.